Pipi läheb merele. Näitlejad Katrin Karismaa, Katariina Lauk-Tamm, Eva Püssa, Kai Kõivumägi, Janne Sevtšenko, Tiina Tõnis, Peeter Rastas, Leeno Rei, Mati Vaikmaa, Helgur Rosenthal, Markus Andreas, Arvon Stepp, Robert Gutmann ja Alar Pintsaar. Päev, proua Brüsselius. Seda küll. Aitäh, lapsed! No näed, Pipi, kõik lapsed kadestavad sind. Hakkame minema. Maabumissild üles tõsta. Ankur üles tõsta. Just nii, kapten. Maabumissild üles tõsta. Ankur üles. Ma ikka ei saa sinuga kaasa tulla. Kuidas siis nii äkki? Sest Tommi ja Annika on nii õnnetud. Paistab, et seda korda purjetame see silma sinuta. Aga sa ei lähe ju väga kauaks ära. No muidugi, väike Pipi. Sa ju tead, et ma ei saa kaua ilma sinuta olla. Kohtumiseni, isa! Ela hästi. Küll ma elan, aitäh! Ahoi, Pipi! Ahoi, Friidolf! Kunagi näeme! Kindlasti, Friidolf! Head aega, isa, ja peatse jälle nägemiseni! Pipi, ma jätan sulle natuke kulda. Mul pole seda vaja. Aga igaks juhuks ikka üks kotitäis. Ära muretse, ma toon selle ära. Plon, tule vaata. Mis lahti on? Seda kotti näed. See ju kulda täis. Just, teeme kähku. Ahoi! Mida? Me mõtlesime, et sa purjetasid merele. Ja jätan oma kõige paremad sõbrad maha. Oh, Pipi. Aga kui ta nüüd siia jääb, saan nad ikkagi lastekodusse saata. On ju nii? Võib olla. Kuld! Kuld. Oh, Pipi, ma olen nii õnnelik, et sa ära ei läinud. Mina ka, Pipi. Teate, mis mina ka? Tere, Segas oma suvila! Sina oled mulle palju olulisem kui ükskõik milline õlehütt, soojal maal ja limonaadipuu. Sina oled minu palmipuu. Oled sina alles jahvatanud. Juustule juba nii suure augu sisse närinud. On sul vast alles isu. Tule siia väike ahnepäits. Ära siis pärast nurise, kui kõht valutab. Hei, härra Nilsson! Sul on ju ka hea meel jälle kodus olla. Täna oli mu elu kõige õnnelikum päev, Annika. Mul ka, Tommi. Kuule, ma näen Pipit. On mul ikka alles vedanud, et mul nii mõnus kodu on. Kahju, et Tommi ja Annika homme kooli peavad minema. Aga mis sellest, tegemist mul jagub. Kõigepealt teen ma Segas oma suvilas ühe korraliku suurpuhastuse ja siis magan ühe korraliku peatäie. Kähku, Plom, laseme juba jalga. Ükskord me oleme juba kullakotist ilma jäänud, teist korda seda enam ei juhtu.
hommikust! tere hommikust! Kell on juba 4 läbi. Ja mis siis? Ma tantsisin peaaegu kogu öö läbi ainult polkat. See oli väga väsitav. Te poleks pidanud mind veel üles äratama. Ma nägin unes, et papa oli mures, et ma võin niimoodi villit saada. Igatsed juba isa järele, Pipi? Ta tuleb varsti koju, Tommi. Pipi, ma ei taha kunagi suureks kasvada. Mina ka mitte. Suurtel inimestel pole kunagi nii lõbus kui meil. Me ei peagi suureks kasvama, kui me ei taha. Me võime võlurohtu võtta ja siis me ei kasva kunagi suureks. Väänikupille. Väänikupille? Kuhu ma need väänikupillid küll panin? Kõik inimesed peavad suureks kasvama. Kui väänikupille võtta, siis ei pea. Huvitav, otsides leiab alati igasugu asja, ainult mitte seda, mida otsid. Näete, kui ma poleks koristanud, leiaksime need praegu lihtsa vaevaga üles. Kuld! Ma panen igaks juhuks paar kuldmünti taskusse. Äkki tahame pärast kommi osta? Ärge muretsege, küll ma need väänikupillid üles leian. Varsti on meil ka kullakott, talline väike kullakott. Ma tean, et kuskil siin nad mul olema pidid. Pipi, need on ju tavalised herned. Kas need on sinu arust herneste moodi? Kas sa ei tunne väänikupille ära? Minu arust on need küll herneste moodi. Muud pole teha vajagi, kui et võtta pill sisse ja võlusõnad öelda. Kas sina tead neid sõnu? Üks indiaani pealik õpetas mulle, väike väänik, anna asu, et ma suureks eal ei kasu. Sa mõtled ikka kasva. Kui ütled kasva, hakkad hoopis kiiremini kasvama. Mina ei julge neid võtta. Mis siis, kui valesti läheb ja ma hoopis kiiremini kasvama hakkan? Ütleme kõik koos ja läheb hästi. Olgu. Kui sina nii ütled. Väike väänik, anna asu, et ma suureks eal ei kasu. No näete, ei läinud ju midagi valesti. Kas me tõesti ei kasva enam suuremaks, Pipi? Kui need pillid küllalt tugevad olid, siis kindlasti mitte. Ja oleme 50 aasta pärast täpselt sama väiksed. Täpselt. Pipi, sa oled nii vahva. Küll mul on hea meel, et sa ära ei läinud. Head ööd. Ja tööd. Ja tööd. Hommikul näeme. Mõtle siis mõni uus mäng välja, Pipi. Juba tean, läheme jõe äärde, kõnnime mööda vett. See on võimatu. Võimatu, miski pole võimatu, ärge seda unustage. Head ööd. Ja tööd. Ja tööd. Ja tööd. Ja tööd. Kuule, vaata siia. See on veri. Siin on midagi jubedat toimunud. Veri. Ma arvan, et me oleme põgeneva mõrtsuka jälile sattunud. Ta ohver on küll kohutavalt haavatud. Need verised jalajäljed. Lähme mööda jälgi. Kas sa paned tähele, et vaesel ohvril on 2 vasakut jalga? Ei, tal ongi ainult üks jalg. Tule, me peame tõe avastama. Küll tal on ikka alles palju tedretähne. Pipi, tule vaata seda silti. Pipi, Mis on? oled sa seda plakatit näinud? Ei, Kas sa kannatad tedretähnide all? miks sa seda küsid? Ega me küsigi see plakat. Kas pole kena, et nad seda minu käest küsivad? Viisakas küsimus on väärt viisakat vastust. Lähme sisse. Tere hommikust! Saan ma aidata? Ei, Ma ei saa aru. see on vastus plakatile. Ma ei kannata tedretähtede all. Aga sa vaata oma nägu, laps. See on tedretähne üleni täis. Aga ma ei kannata nende all sugugi mitte. Nad hoopis meeldivad mulle. Või nii?
näitan ehk midagi muud. mõnd lõhnali ehk? No siin need on. See sobib, Annika, tahad lõhnata nagu lilleaed? Ka sulle kulub see marjaks ära, Tommi? ja seda nimetavad nad lillelõhnaks. Stopp. Nagu õhku haihtunud. sul on õigus. Oskad sa seda kuidagi seletada, Koll? Ei oska. Mina ka mitte. Tead mis? Oleme sellest vait kui haud. Just nii. Meie ei ole midagi näinud. Hakkame minema. Okei. Ei, vaata, ma näitan sulle, kuidas see käib. Nii, hoiad seda nii. 1, 2, 3, hopp! Ei, mitte nii. 1, mina ei loe kunagi, kui ma viskan. 3 ja näed, kõige tähtsam asi... Tommi, Annika, kus te olete? Me oleme siin, Pipi. Tere! kas sa tegid need tuulelohed ise? kõik 3 tükki. Igalühel on oma lohet vaja. Kas laseme lendu? muidugi, need on nii hästi tehtud. Ma küsin ema käest, kas me võime minna. Ema! Sina, mu väike onu, ole nii kaua varjus, ära kusagile mine. Ema! Tere, Pipi! Tere! Tahad nooli heita? Vabalt. Tule siia. Väga hea. Nägid? Ma näitan sulle nüüd, kuidas seda teha. Kogu saladus on õiges kehahoiakus. Vasak jalg ette, parem taha, veel natuke. Võtad noole nimeti sõrme ja pöidla vahele, võt niimoodi. Ja siis tuleb väike tseremoonia. Vaata, Jopi. 1, 2, 3. Hopp! 1, 2, 3. Hopp! Pipi, me võime lohesid lennutama minna. Kohe me võtame väikese onu. Kuule, Pipi! Jaa? Ma mõtlesin, et sa tahad nooleviset proovida. Õige, jah. Sa teed seda esimest korda, nii et ära looda, et sul kohe sama hästi välja tuleb kui minul. Võta ja pea meeles, mis ma sulle õpetasin. Kas läks õigesti? Täiesti. Tommi, kas sul on kõik lohed kaasas? jaa. Lähme siis. Mu daamid ja härrad, härra Nilsson on lendav ahvipärdik. Ma võiks terve päeva siin lamada ja vaadata, kuidas tuulelohe lendab. Ma tahaksin samamoodi lennata nagu linnud. Aga seda ei saa, inimesed ei oska lennata. Mina seda ei usu. Ma pole seda ju kunagi proovinud. Äkki oskan ma hoopis kotka moodi lennata. mis sul mõttes on? Mina kavatsen lendama hakata. Oota, Pipi, ära tee midagi rumalat. sinuga, Pipi, ei tea kunagi ette, mis juhtuma hakkab. Lenda, mu väikene kotkas lohelind. Laiali laotama vägevad tiivad ja lenda. Pipi! Lendamine polegi nii lihtne, kui ma arvasin. Pean seda veel tibake harjutama. Kuulge, lähme oja äärde. vaata, kui kiiresti minu oma läheb. Minu kiirpaat teeb sinu prahilaevale ära nagu Newti. Vaata ette. See ei olegi kiirpaat, see on hoopis tanker. Saada SOS välja, Tommi. Kuulge, lapsed, ega teil midagi närimist leidu? midagi ikka on. kas te olete näljased? Me oleme nälga suremas. 2 võileivaparve on kohe teel. Kas see pole see väike tüdruk, kellel on hästi palju kulda? Jaa, on küll. Vabandust, kas sa oled Pipi Piksluk? Mul on tunne, et me oleme tuttavad. Te peaksite mind väga hästi teadma. Me teamegi. Me tundsime su kohe ära. Toidumoon asub teele. Mis seal on?
leib ja vorst. mu suu jookseb vett. mul ka. kiiresti, enne kui see minema ujub. hoia kinni. võta ainult üks. Ja nüüd tuleb järgmine praam. mis seal seekord on? Küpsetatud lendavad taldrikud. Need on kindlasti väga head. Ja nüüd number 3. nüüd on minu kord. kas see on muna? Kolksuga muna. Kolksuga? Mis asi see veel on? Kukemunetud kanamuna. Kuked ju tavaliselt mune ei mune ja kui see juhtub, siis tulebki kolksuga muna. see on minu. või nii? anna mulle ka. rumal sein, ma ütlen. seal te oletegi. Küll teil läks kaua aega. Oli teil lõbus? Muidugi, meil juhtus nii palju huvitavaid asju. Te peaksite mulle ka jutustama. isa, kas sa oled hommikust peale harjutanud? ja hommikust peale. kas te juba lähete? Pipi, see, et sa hommikul 10-sse viskasid, oli puhas õnn, eks? Ma ei tea. proovi uuesti, siis saame teada. Kui sa seda soovid. soovin küll, palun. Ma tegin lihtsalt nii. mida? Mul on endal 14. Tahad vaarikat kookose vastu vahetada? Ma vihkan kookospähkleid. kas need on sinu omad? mina tahan ka. anna mulle ka. Sa võid ühe saada. ütle mulle, laps, kus sa kõik need kommid said? Pipi käest, tal on homme sünnipäev. või nii? Tere, ega te mu isa ei ole näinud? Kas ta on pikke siniste silmadega? Jaa, Ja kas tal on 2 kätt ja 2 jalga nagu teistel inimestel? muidugi. Ja kas tal on mustad kingad ja lips? Jaa, kas te nägite teda? Kahjuks mitte. Väike onu, sa sööd nagu põrsast. Sa peaksid oma isu sünnipäevapeoni ikka taltsutama. Muidu pole sul lauas enam üldse isu. Sina ka, härra Nilsson. Hoia sest suhkrust eemale, pärast saad nii palju kui tahad. Tere! Palju õnne, Pipi! Aitäh, Annika! palju õnne! Aitäh, Tommi! Astuge edasi, mul on teile ka üllatusi. Oo, mängudoos. See on kõige parem kingitus, mis ma elu sees saanud olen. Ja see on veel komme täis. Mul on teile ka kingitusi. Pipi, täna on sinu sünnipäev, siis saadakse kingitusi, mitte ei tehta neid ise. Tommil on õigus, ma teen alati asju tagurpidi, ma tean seda. Aga miks sa seda siis teed? Ma teen ju alati seda, mis mulle pähe tuleb.
isegi kui see läheb risti vastu sellega, mis teised teevad. muidugi. Oi, Pipi, kui armas sinust. Suur aitäh. jaa, suur tänu. Nii, kas kõigil on kõhud täis? Jah. Täis, mis täis? Tore, siis ma hakkan koristama. Me aitame, on ju, Tom? Kui just peab. Poisid võivad ka laua koristamise juures aidata. Kui mul on kõht täis, koristan ma alati laua kohe ära. Kas teie teete pidudel samamoodi? Muidugi, aga mitte niimoodi nagu sina. Mida me nüüd teeme, Pipi? Täna on mul midagi erilist plaanis. Mida? Lähme pööningule ja kolame seal natuke ringi. See on hea mõte. Te ei tea, kui lahe seal on. Minu pööning on ääreni täis kummitusi ja vaime. Mida nad seal teevad? Põhiliselt mängivad oma peadega keeglit. Kui jõudne. Mis seal õudset on? Minu arust on keegel väga lõbus. Lähme üles. Ma jään parem siia. Aga mis siis saab, kui kummitus tuleb alla ja leiab su siit ihu üksi? Selliseid asju ei öelda. Kas sa siis tuled või ei? Tegelikult on vist parem, kui me kõik koos oleme. Tule siis meiega. Hei, kollid! Ma tulen siia oma külalistega ja ma tahan, et te kõik ilusasti käituksite. Kas te kuulete? Mul oleks pidanud meeles olema, et kõik kummitused on täna ära. Neil on klubi üritus. Parem, kui nad sinna jääksidki. Seal on üks. See unimüts on küll hiljaks jäänud. See polnud mingi vaim ega kummitus. See oli täiesti harilik kassikakk, keda te praegu nägite. Tavaline öökull. Ja kui keegi veel ütleb, et siin on kummitused, saab korraliku ninavääniku, saite aru? Aga sa ise ütlesid, et siin kubiseb kummitustest. Kas tõesti? Ninaväänik. Mis see on, Annika? Kummitus! Kas ma ei öelnud, et siin pole mingeid kummitusi? Ma tahtsin teile neid asjandusi näidata. Pistol ja mu isa öösärk. See ei ole kuigi hea komplekt, Pipi. Miks mitte? Öösärk on täiesti rahumeelne ja püstol ohtlik. Ongi tasakaalus. Siin on veel püstoleid. Kas keegi tahab mõnda? Muidugi. Meie Annikaga ei või selliste asjadega mängida. Kas need on laetud? Muidugi mitte, ega ma peas segi ole. Ära kunagi relvaga mängi, Pipi, ütles mu vanaisa. See võib laetud olla. Kummitus jäi varvastest ilma. Pipi, see on maailma kõige lahedam sünnipäevapidu. Tead, meie isa ja ema lähevad 3 päevaks linna
ja preili Brüsselius hoiab meil nii kaua silma peal. see saab väga lõbus olema. Jaa? jah. Pipi, aga meie teeme temaga selged sotid, mis? Seda kindlasti. Tommi, on juba hilja, hakkame minema. Olgu, püüa. Hea tööd, Pipi. Loodetavasti teile ikka meeldis minu pidu. Väga. Hea tööd. Kuulge, ma lähen homme hommikul vara kalale. Tahate kaasa tulla? Muidugi. Me paneme kella 5 kella helisema. Prüssaka käest ei hakka parem küsimagi. Hea tööd! Hea tööd! Nüüd ta peaks küll poole tunniga magama jääma. Ole, oi. Tommi, ärka üles, me magasime sisse. Mis on? Mis sa räägid? Pipi ootab meid. Õigus küll, mul läks täitsa meelest ära. Me peame kiirustama. Ronime aknast välja ja laseme mööda vihmaveetoru alla, siis me ei pea prüsakat üles äratama. Tere! Tere hommikust, Pipi! Seal te oletegi. Brüsselius lasi teid tulema. Peab siis kõigist maailma inimestest just tema meid hoidma. 3 päeva lähevad ruttu. Vaadake, kas seal järve põhjas pole mitte kanuu? Aerupaat, ma juba nägin seda, aga sellest ei saa enam asja. Äkki ikka saab? Ma eriti ei usu, aga vaatame järgi. Kas see pole liiga raske, Pipi? Minu jaoks mitte, Tommi. Rohkem nagu pähklikooreke. Aga sul oli õigus, see polegi nii kehvas korras. Kuhu sa selle viid, Pipi? Koju võib-olla õnnestub see meil ära parandada. Pärast aga viime selle välja ja tõrvame ära, et see ikka vett peaks. Ja siis? Siis viime ta vette, sõidame karile, laev upub ja meie sattume väikesele saarele. Kas sa oled enne ka karile sõitnud, Pipi? Ühe korra nagu Robinson Crusoe. Sealt tuleb Brüsselius, ta toob meile sooja aluspesu. Peidame ennast paadi alla. Pipi! Oi, kui kahju. Ma pühin teid puhtaks. Ei, pole vaja. Hoia end minust eemale. Ma tõin Tomile ja Annikale sooja aluspesu. Vaata, et nad selle kindlasti selga paneksid. Ma ütlen neile edasi. Käsud Brüsseliuselt. Te peate sooja aluspesu selga panema. Ükskõik kui palav väljas ka poleks. Ära tee, ma kardan. Jäime orkaani kätte. Sa tahad, et ma merehaigeks jään? Me upume! Ei upu, sa narritad, Pipi. Asi on väga tõsine. Me oleme ohus. Kõik see mees päästepaatidesse. See on natuke õudne saar. On küll. Teate, mis see on? Indiaanlaste sulg. Hei, indiaanlased! Tulge välja, ma tean, et te olete seal.
ma kuulen, kuidas kannipalid ringi hiilivad. sa tead küll, et selle saare peal pole mingeid kannipale. Metsloomad. Igasugused metsloomad, mida te ette oskate kujutada, alates karust ja lõpetades lõvide ja tiigritega. Surnukirstul 15 meest, hoirasa ja puudel rummi, andke mulle vorsti käest veel või muidu koolen ma hopsasa, hopsasa. Pipi, see pole üldse seesama laul, mida sa kogu aeg oled laulnud. Mõtle juba mõni uus laul välja. jah, eriti õudne on see kord, kus nad surema hakkavad. sul on õigus. Kindlasti oskad sa ka midagi lõbusamat välja mõelda. Miks te ise midagi välja ei võiks mõelda? Söögiks mul Niina sarviku sarv, kõrvale joon terve pudeli rummi. Kui sarvik peaks möirgama happama mul, annan ma tallegi pudeli rummi. Tule, Annika, teeme voodid valmis. Võta. Head ööd, väike onu. Pipi, siin on nii pime, et ma kardan üksinda magada. Ära karda, ma olen ju siin. Ma tean. Kas ma võin ikka su kaisu pugeda? Kas te seda kuulete? Mida? Laineid. Ma tahaksin praegu takatakal olla. Kus te olete? Väljas, Argpüks. Meie paat on kadunud. Nüüd peame ootama, kuni keegi meid päästma tuleb. Tommi kirjutab kirja. Ma ei tea, mida kirjutada. Mul ei tule midagi pähe. Me peame enne kodus olema, kui isa ja ema tagasi jõuavad. Anna see mulle, ma lõpetan ära. Kirjuta üles, mis ma ütlen. Palun päästke meid sellelt saarelt. Me oleme 2 päeva ilma nuusktubakat olnud. Sellist asja ei saa kirjutada, see on valetamine. 2 päeva ilma nuusktubakat. On sul mõni parem mõte? Ei ole. Ma tean ainult seda, et me peame ruttu koju tagasi saama. Ära hakka nüüd pisaraid valama. Paat ei ole tegelikult kadunud. Ma lihtsalt tassisin selle maale, et see öösel märjaks ei saaks. See on täiesti sinu moodi. Kuhu sa selle peitsid? Kõrkjatesse. On aeg minema hakata. Kõik see mees tekile. Kas sa vead meid ninapidi? Ei, Tommi, ma viin teid paadi juurde. Ma väga loodan, et me enne pimedat ikka koju jõuame. Muidu võib Brüsselius südamerabanduse saada. Te ei peaks nii väga erutuma. Ma astun õhtul teie juurest läbi. Vilgu, vilgu, väike täht, õhtu taevast valgusta, läbi akna vaata sa meie õde ja vennakest. Vilgu, vilgu, väike täht. Kas keegi sai haiget? Haiget? Ma arvasin, et midagi hirmsat on juhtunud. Mulle tundus, et sa nutad. Armas lapsuke, kui kena sinust. Tädi Brüsselius, kas Pipi võib natukeseks siia jääda ja meiega koos õhtust süüa?
Loomulikult, Annika, vaene Pipi peakski õhtuks siia jääma, siis sa saaks teada, milline üks õige kodu peab olema. Aitäh, tädi Brüsselius. Te tegite vähese väikse Pipi väga õnnelikuks. Kas Tommi ja Annika võivad homme minuga koos asjade otsijaks hakata? Asjade otsijaks? See on uus mäng, mille ma välja mõtlesin. Vaadake, enamus inimesi käib mööda ilma ringi, ilma et nad midagi märkaksid, aga kui silmad lahti hoida, võib igasugu huvitavaid asju leida. Vaadake, mis ma leidsin. Näita meile ka. Mis sa leidsid? Kas pole tore pang? Mis sellest nii toredat on? Kujutage ette, et arst küsib, kuidas te end tunnete ja siis saab talle öelda, et mitte eriti hästi, mul on tunne, nagu oleks mul ämber peas. Või kui sul on kana, siis võib kana siia sisse panna ja saadki endale ämbris kana. Samas saab seda kasutada ka karnevali maskina, kui on tarvis peata ratsanikku mängida või kui see puu otsa riputada, saab sellest lindumaja piiks, piiks, piiks. Kas kõik asjad võib endale võtta? Muidugi. Ükskõik mis asjad? Kõik asjad, mis maas vedelevad, seda unimütsi seal näete. Ta vedeleb maas, seega on meil õigus ta endale võtta. Pipi, see on meie linnapea. Mis siis? Ta vedeleb ju maa peal. Me ei saa teda ju lihtsalt kaasa võtta. Miks mitte? Paneme ta tara sisse nagu küüliku. Ja siis? Ja siis toidame teda võilillede ja rohuga nagu küülikud. Vaatame, kuidas need talle meeldivad. Suuke lahti. Väga tubli. Näete, talle meeldivad võililled? Ära võta teda, Pipi. Ära võta, sa oled ikka imelik, Annika. Iga tõeline asjade otsija annaks linnapea istuma silma hamba ära. Aga kui sa niimoodi soovid. Mina ei viitsi enam asjade otsija olla. Ma ei leia midagi. Jah, Pipi, see on nii igav mäng. Vana roostetanud ämber on kõik, mis me senimaani leidnud oleme. Mul asi. Hei, niidirull! Niidirull? Ja vaadake ka kännu sisse, ma olen kindel, et seal on veel midagi. Kas ma ei öelnud, et kui silmad lahti hoida, võib alati midagi huvitavat leida? Kuidas see sinna sai? On seal veel midagi? Ja vaata seda kaelakee. Rubiinidest tehtud, ma arvan. Lähme koju ja näitame emale, mis me leidsime. Õigesti tehtud, Annika. Ma tuleksin teiega kaasa, aga ma lubasin härra Nilssonile ja väikesele onule, et ma mängin nendega natuke. Nägemiseni, Pipi. Ja Taega. Ja Taega. Ma nuputan välja, mida me homme võiksime teha. Nüüd on meie kord. See pole paha mõte. Öeldakse mind fiksu, kui fiks hopsa ei ole hopsassa. Nii, nüüd mida me mängime, härra Nilsson? Mul tuli hea mõte. Teeme nii, et sa oled suur vürst. Teie kõrgus, kui kena teist, et saite aega läbi astuda. Ja te võtsite vürstinna ka kaasa. Astuge edasi, auline vürstinna. Tere tulemast. Suhkrut, palun võtke heaks. Kui kenad kombed teil on. Teie kõrgus, majaperemehe juuste kitkumine on äärmiselt ebaviisakas tegu. Ja teie vürstina lihtsalt peate mulle oma hambaarsti nime andma. Ma ei tahaks teid küll segada, aga te seisate sparglipotis, härra. Helde taevas. Natuke peenraha, härra. Tänan teid väga. Vaata. Lähme ära, meil on aeg minna. Politsei. La.
nad jälitavad meid laseme jalga. Meil on aeg minna. La 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 la. Nad on seal, järele neile. Plomm, kõva Karlsson, pidage kinni, seaduse nimel. Kas nad peavad kinni, Koll? Mulle küll nii ei tundu. Äkki me ütleme midagi valesti. Oleks mul ometi politsei käsiraamat kaasas. Pidage kinni. Jääge seisma. Las nad lähevad. Kaugele nad ei jõua. Kas see pole üks imelik asi? see on batuut. Saaks ma oma voodi peal ka sama kõrgele hüpata? Kutsume Pipi ka seda vaatama. Mul on tunne, et tal on külalised. Ta näeb välja nagu Brüsseeliuse õde. Kui tal oleks õde. Tere päevast, mu kallid lapsed. Tere, me tulime vaatama, kas Pipi on kodus. Pipi, ta lendas umbes tund aega tagasi Kuu peale ja ta kavatseb sinna jääda järgmise talveni. Seda muidugi tingimusel, et ta leiab seal küllalt vett, et oma pesu puhtaks pesta. Tal on vist mõni kruvi lahti. Ma arvan, et Pipi on majas. Loomulikult võite te maja läbi otsida, kui soovite, ja kui te peaksite Pipi üles leidma, palun öelge talle, et ta peab kindlasti iga 15 minuti tagant nina nuuskama. Kõik lapsed peaksid pidevalt nuuskama, et nende hingamisteed korralikult puhtad oleksid ja nad ikka küllalt hapnikku saaksid. Mina arvan, et hapnik on oluline. Pipi, Pipi, kus sa oled? Kus sa oled? Pipi, Oled sa kodus? Pipi, kus sa oled? Pipi, kus sa oled? Tommi, mis sa arvad, kuhu ta võis minna? Pole aimugi. Kuu peale ta nüüd kohe kindlasti ei läinud. Muidugi mitte. See tädike mõtles selle lihtsalt välja. Siin ei ole Pipist igatahes märkigi. Mul on teile 3 küsimust, lapsed. Esiteks, kas te pesite täna oma barbaid? Teiseks, kas te pesite oma hambaid? Ja kolmandaks, kas te harjasite oma kõrvu? Lapsed peavad puhtust hoidma. Me teame seda, kus Pipi on. Ta ei läheks Kuu peale ega jätaks väikest onu üksipäini siia. Sa petsid meid ikka päris korralikult ära, Pipi. Väikestel vanadaamidel on meilt nii mõndagi õppida, mis? Igatahes head aega, vanadaam. Hüütakse mind piksuk pipiks, hopsula ei hula hopsassa. Mind kui tuju hea, siis Pipi laulab la la la. Pipi, kas sa laadale tuled? Muidugi. Me nägime batuuti. Neil on kõhutantsija ja maailma kõige tugevam mees. See on tore. Mida sa otsid? Oma kullakotti. Mu kullakott, ma otsin oma kullakotti. Kas te aitaksite mul seda otsida? Ilma rahata me kaugele ei jõua. Hakka otsima, Annika. Ma leidsin. Tore, tõsta siis see laua peale. Ole nii hea, Tommi. Tore laat, kas sa ei arva nii? On küll. Tere. Tead, Koll, mul poleks paari karusseliringi vastu midagi. Mul ka mitte. Mul tuli väga hea mõte. Oota natuke. Tere päevast. Tere. Kas teie olete selle asjanduse omanik? Kõik need on minu. Meie oleme siin ohutusinspektorid ja me peame kõik kaadervärgid üle kontrollima. On see ikka vajalik? Täiesti kindlasti. Me mõtlesime, et alustaks õige selle asjanduse kontrollimisega. Seal. Kui te seda ikka tõesti tegema peate, laske aga käia. Tänan teid koostööd. Tänan teid. Nüüd saab küll palju nalja. Jätta see minu hooleks, ma ütlesin.
takas. Proovi veel üks korda. Selle masinaga on midagi valesti. No mis jõud on otsas? Veel kord. Proovi veel üks kord. See on võimatu, siin on midagi valesti. Härra, kas ma võin ka korra proovida? Miks ka mitte, sa paistad tugev tüdruk olevat. Haamer on natuke liiga kerge. Tüdruk näitab sulle. Aga käib kah ettevaatus. Mis sa selle peale kostad? Oi, trepp! Hopsale heihule hopsassa. Taevane arm, päike on alles hommikus ja teie olete juba täis kui tinavilet. Häbi peaks teil olema. ja ise tahtsid nad sinu veel lastekodusse panna. Hopsale heihule hopsassa. Kas need pole armsad? Proovime, kas me võidame midagi. 6 palli. Härra, mida peab tegema, et seda koera võita? No püramiidi 1 palliga pikali viskama. See küll liiga raske ei tundu. Hurraa, me võitsime! Ja palun, siin see on, noor daam. 3 palli, palun. Aga palun. See on sulle, Annika. Suur tänu, Pipi. Kiirustage siiapoole. Meie etendus algab mõne hetke pärast. Teie ees on sensatsiooniline tugev August, keda mitte keegi ilma peal pole veel võita suutnud. Ta on ikka väga tugev. Astub ka Preili Paula ja tema võrratult mürgised mood. Kiirustage, ostke piletid, sest etendus algab kohe. Pipi, mida sa teha kavatsed? Ma proovin seda üles tõsta. Üles 1 käega. Pipi, sa oled kõige tugevam tüdruk terves maailmas. Sa jaksad isegi oma hobust tõsta. Ma ei jaksa seda tõsta, Annika, aita mind. Teate, mis need on? Varrega vähnikupillid. Seal te oletegi. See karussel käib liiga aeglaselt, ma ajan selle asja joonde. See on veel hullem kui eelmine. See läheb juba liiale. Esiteks kaanite ennast nii täis, et ei jaksa püstigi seista ja siis ronite veel karusselli peale. Ja nüüd, mu daamid ja härrad, atraktsioon, mida te kõik oodanud olete. Siin ta on, tugev August. Ta kutsub välja ükskõik kelle siit publiku hulgast endaga jõudu katsuma. Jõukatsumise võitja saab 100 krooni. Kes on esimene? Pipi, sa ei saa temast võitu, ta on kõige tugevam mees maailmas. Mis siis? Mina olen kõige tugevam tüdruk maailmas. Ära mine, Pipi. Ma ootan siia üht julget meest, kes tahab Augusti võitmise eest 100 krooni saada. Mida sina tahad, laps? Mida sa enda arvates teed? Mine parem... Käed eemale põrsas. Hakka peale, musklimees. Või tahad, et mina algust teeksin? Pikali. Tubli, Pipi, tubli tüdruk. Võta ta kinni, August, ja viska siit minema. August, võta ta kinni. Tubli, Pipi. Anna raha talle. Ta on selle ära teeninud.
anna raha talle. olgu sa väike Amazon, 100 krooni. võta, August, ma annan selle raha sulle, et sa saaksid endale kalamaksaõli osta. Võib-olla teeb see sind tugevaks. Ja nüüd, mu daamid ja härrad, algab siinsamas telgis üks kõige imetlusväärsemaid atraktsioone, mida maailmas on nähtud. Väike neiu, kes mängib ohtlike madudega, nagu oleksid need mänguasjad. Tervitagem teda aplausiga. Imeline Paula! See on vägev. Näen kihla, et selle korvi sees on veel üks madu. Seal ta ongi. Tule välja, väikseke. Tubli, sa oled ilus. Sul on väga kaunis nahk. Ja teetretäpid on sul veel suuremad kui mul. Me saame teineteisest aru. Taevake, Paula, tee midagi. See laps on su maa kallal. Tee midagi, Paula! Paula! Mida te karjute? Ma ei tee vaesele loomakesele ju midagi halba. Need maad on ohtlikud. Ta võiks ju ära tappa. Kas sa ei saa aru? Ta on mürgine. Hoia oma käed eemal. Hoia oma käed eemal! Holl, vaata, kas see pole seal mitte ploom. Kill, sul on õigus. Nüüd on ta meil peos. See tähendab, et kõva Karlsson on ka kusagil läheduses. Kätte saime see. Ja nüüd ütle, kus su kaasosaline on. Oi, ma vabandan väga. Ma eksisin. Mul on väga piinlik. Aga see oli teie süüga. Teate, ei maksa oma nägu varjata. Mida nad kõik seal naeravad? Ma peaks seda asja uurima. Tead, mis, härra Nilsson, väljas sajab lund. Ma olen välja, aga sina jää tuppa sooja. Hurraa! Esimene lumi! Mida ma küll oma sooja talvejakki ja sinise salliga olen teinud? Tere! Ära mine ära. Ma ei tee sulle halba.
lähete? Selle jaoks, et ühe koha peal istuda ja jorrutustabelit õppida. Ma tean midagi palju paremat kui jorrutustabel. Meile Tammiga meeldib jälle iga päev koolis käia. Meil on väga kene õpetaja. Ja aeg möödub väga kiirelt. Just, enne kui ringi vaadata jõuad, on juba uus vaheaeg. Lihavõtted, suvevaheaeg ja nüüd tuleb jõuluvaheaeg. Jõulud on kõige mõnusamad. See on nii ebaõiglane. Mis mõttes? Selles mõttes, et teil on vaheajad ja minul mitte. Kuidas sul saab vaheaeg olla, kui sa isegi koolis ei käi? Ma tahan ka vaheaega saada, nii et ma hakkan oma koolitamisega kohe pihta. Tore! Siis sa saad meiega koos tulla. Ei, Annika, kui ma ütlesin kohe, ei mõelnud ma sellega praegust hetke. Ma pean kõigepealt koju minema ja natuke asju seadma. Aga ma astun millagi hiljem läbi. Nägemiseni! Nilsson, mida sa tegid? Niimoodi ei saa ma iialgi valmis. Kui sa hakkad ahvikombel käituma, on sinu koht puuris. Kui sa nüüd korralikult käitud, võid välja tulla. Ja kui sa eriti hea oled, võid minuga kooli kaasa tulla. Kaugel maalt ta ootas. Kaugel maal ta ootas. Proovi uuesti. Mina olen nüüd siin. Kas ma olen jorrutustabelisse hiljaks jäänud? Tule meie sekka, Pipi. Oleme sind juba kaua oodanud. Oli ka juba aeg. Kõige peamisem asi on, et ma ikka jõuluvaheaja saaksin. Sinu täisnimi, palun? Ma olen Pipi Piksuk ja minu isa on merekapter, kes enne oli mereröövel ja nüüd on ühe Aafrika hõimu kuningas. Mul on iga pikk Rootsi nimi, aga kõik kutsuvad mind Pipiks. Siis kutsume meie sind ka Pipiks. Ja see on härra Nilsson. Ütle tere. Ma arvan, Pipi, et oleks parem, kui sa härra Nilssonit kooli kaasa ei võtaks. Kas te tahate sellega öelda, et härra Nilsson ei peagi jorrutustabelit oskama? See kool on laste jaoks. Palun alustame nüüd. Istu sina õige sinna. Olgu. No, Pipi, ütle mulle nüüd, kui palju on 5 + 7? Kas te ise ei teagi? Muidugi ma tean. 5 + 7 on 12. Kui te ise teate, miks te siis minu käest küsite? Sest ma tahan teada, mida sina oskad. Et sa aru saaksid, mida ma mõtlen, siis ma küsin su klassikaaslaste käest. Tommi, kui sul on 7 õuna ja su õel on 9, siis mitu õuna teil kokku on? See pole üldse oluline, kui sa kõik need õunad ära sööd, jääb su kõht haigeks. Annika, nüüd üks ülesanne sulle. Tüdruk läheb välja ja tal on 10 münti rahakotis. Kui ta tagasi tuleb, on tal ainult 2. Kui palju ta kulutas? Aga õpetaja, miks te seda teada tahate? See raha oli ju tema oma, nii et ta võib seda kulutada täpselt nii, nagu ise tahab. See on lihtsalt näidisülesanne, Pipi, lihtsalt ülesanne. Aga sellistel ülesannetel pole minu arust mitte mingit mõtet sees. Inimesed on ikka nii uudishimulikud. Nii. Mis täht see on? See on üks pikk kriips ja seal peal on üks täpp nagu kärbsemust. Aga kas sa seda tähte tunned? Jaa, see on suur uss. Mao jaoks natuke liiga kõhn. Nii, nüüd algab joonistustund. Joonistage mida iganes soovite. Nägid, mis Pipi tegi?
miks sa vihikusse joonista nagu teised lapsed? Kas te arvate, et nii suur hobune mahuks mingi väikese paberilehe peale ära? Me ei saa niimoodi jätkata. Lapsed, teeme veel ühe katse. Tõuske püsti, hakkame laulma. Olgu! See väike lauluke, mida me eelmisel nädalal õppisime. Kord tuli hiigel tormipill, mis suure vihma tõi ja vihmausse rõõmustas, sest talle vihm nii meeldis. Vihm mulla jälle pehmeks teeb, seepärast torm tal meeldis. Mis see on, Pipi? Teate, mis õpetaja? Ma arvan, et ma lähen nüüd koju ja hakkan jõule pidama. See on vist õige küll. Aga ära unusta, et sa oled siin alati oodatud. Aitäh. Jorutustabeliks tulen ma kindlasti tagasi. Argentiina koolides ei räägita pooltki nii palju. Sinna peaksite hoopis minema. Tule, härra Nilsson, hakkame minema. Nägemiseni! Ja ärge unustage mu lumememme vaatama tulla, eks? Kindlasti tuleme. Aitäh, Pipi, et sa meile nii vahva lumekindluse ehitasid ja kuulid ka valmis tegid. Kui ma lumememme valmis saan, võite teda kallistama tulla. Kas see on lumememme pea? Ei, nina! Vaata ette, too pagas. Kuule, see on Pipi Pikksukk. Nüüd on võimalus käes. Kuniks tema siin on, lähme tema juurde ja varastame selle kullakohvri ära. Kas me ikka riskime? Ta on väga tugev. Aga kui ta seal ei ole, kuidas ta saab meile midagi teha? Lähme! Saime kätte, kullakohvri saime kätte. Saime kätte. Saime kätte. Näe, seal ta on. Ja endal pole aimuke, et on kerjus. Pipi, nad varastasid su kulla ära. Keegi ei hoia seda kinni. Sinuga me vist enam ei kohtu. Tervisi härra Nilssonile. Vaadake ette! Mida ta sellega mõtleb? Laseme siit jalga. Jookseme. Pane tuled põlema. Palun vabandust, et ma niimoodi tegin, aga te pidite oma õppetunni kätte saama. Käed eemale, kas teil häbi pole? Mina aitan igaühte, kellel häda käes. Mäletate, kuidas ma oja ääres teile võileibu ja pannkooke saatsin ja ikkagi üritate minu käest kulda ära varastada? Pipi, me ei osanud arvatagi, et see niimoodi välja kukub. Kui sa kuidagi muudi saaksid meile andeks anda, siis me läheksime ära ja tuleks iial tagasi. Häid jõule! Mul on ka, tule ruttu. Miks sa jooksed? Ta ei tee ju meile haiget. Häid jõule! Mida teile? Täpselt seda mul vaja oligi. See on kingitus lastekodule. Kas sellest piisab? Aitäh. Tere, Pipi. Mida sina jõulude ajal teha kavatsed? Ma söön alati päev läbi.
õhtuks hakkab kõht jubedasti valutama, aga see läheb varsti üle. Kallis Pippi, mu süda murdub, kui ma kujutan ette, kuidas sa seal üksipäini jõule veedad. Kas te peate seda ette kujutama? Ma mõtlen selle peale. Tule lastekodusse. Ei. Siis pole meil teist valikut. Kill! Te olete uus siin külas, aga te peate mind aitama. Muidu ei saa ma sugugi rahulikult jõule tähistada. Te saate ju aru. Lähme. Meda kohale. Tehke, mida suudate. Teil tulevad ilusad jõulud, selles olen ma kindel. Aitäh teile. Vau, seal ta ongi. Kus ta on? Pea nüüd kinni. Pipi! Jumala eest! Üks minutikene oota. Oota nüüd. Oota natuke. Ma võtan su kinni. Oota. Kus ta on? Kuhu ta kadus? Pipi! Me tahame sinuga rääkida. Pipi, pea kinni! Kus ta küll võib olla? Ta ei saanud ometi õhku haituda. Mis me sinu arvates tegema peame? Ma ei tea. Ootame, küll ta välja ilmub. Kaotasite midagi ära? Häid jõule! Tommi, nad ajavad Pipit taga. Häid jõule, ma pean nüüd koju minema, head aega, häid jõule! La 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 la. Sa vaata Pippit, ta tainast rullib, tal terve põrand on tainast täis, tal vaja kringleid ja piparkooke ja härra Nilssonit nüüd ootab säng, mitte ta ei söö minu rosinaid ära. Oi, kui ilusad piparkoogid. Siin on neid küll terve miljon. Kuidas sa need nii kiiresti valmis said? Seda te peate nägema. See on kepsutaja, minu isa laev. Vahva. Ma pole elu sees selliseid piparkooke näinud. Vaata, siin on üks väike hiireke. Ja siin on Pipi saabas. Kingapaelad ja puha. See on palju ilusam kui su päris saapad. Siin on veel üks hobune. Oled sa ikka kindel, et see pole rebane? Ta pole veel päris valmis. Ta tuleb veel valge suhkuga üle raputada. Kes see on? Härra Nilsson? Tahad teada, kuidas sa maitsed, härra Nilsson? Talle vist ei meeldi see mõte. Kuule, lähme suusatama. Tahad ka tulla? Olgu väike onu, sina saad ka ühe. Pipi, kas sa oskad uisutada? Pole aimugi, Tommi. Ma pole uisutamist veel kunagi proovinud. Kas sul uisud on? Varsti on. Miks nii kurb, härra Nilsson? Kas sellepärast, et Tommi ja Annika kutsusid mu enda juurde jõule tähistama? Ma jään sinu juurde. Kõik, kes tahavad, võivad täna õhtul siia tulla. Ma riputan kingid limonaadipuu otsa. Väike onu, palun tee uks lahti. Aitäh. Tänutäheks võid oma kaeru lõpuni süüa. Sa tead, kus see on?
nii, mis see meil on? Ma tikkisin sinu jaoks need väikesed pajalapid, et sa küpsetamise juures ennast ära ei kõrvetaks. oota nüüd, hiired küll laua peale tulla ei saa. Teeme hoopis niimoodi. Hei sina, tahad välja tulla ja enda kuusepuud vaadata? Ilus. Mis? Sa võid juustu näksida? Porgandid meeldivad sulle. Aga mul on sulle midagi muud. Kas see meeldib sulle, emme? Annika, see on imeilus. See on sulle, isa. See on sinust väga armas, Tommi. See oma kaela ümber mässi, nii külm sind kunagi ei vassi. See läheb riimi. Seda muidugi. Aitäh, Annika. Ise tikitud. Oh kuusepuu, sa oled mulle armas. Oh kuusepuu, siit igaüks saab rõõmu. Nüüd sa alles üllatud. See paistab küll natuke liiga pikk olevat. Sobib vist paremini ümber kaelkirjaku kaela. Sind jõuluks metsast tuuakse ja küünlad külge pannakse. Ja nüüd sinu kingitus, härra Nilsson. Banaanipuu, vaid Nilssonile õitsed. Ja siin on sinu kingitus, mu väikseke. Tule välja ja naudi pidusööki. Tule julgesti. Kõige selle hea söögi juures peabki kõht jõuluajal valutama. Kaunistage oma koojad, tralalalalalalala. Põhjust meil on rõõmustada, tralalalalalalala. Rõõmsas rongi käigus lähme, tralalalalalalala. Põhjust meil on rõõmustada. Kas tõesti? Oh, du fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Der ging verloren, Christbart geboren. Huvitav, mida Pipi praegu teeb? Ta võib küll natuke kurb ja üksildane olla. Ei, oma loomakestega koos pole ta kunagi üksi. Vaene Pipi. Jõuluõhtul ihu üksi segas oma suvilas. Ta peab küll kurb olema. Ma ei usu siiski, et ta väga kurb oleks. Ma olen väga kurb. See on tõsi. Ja tead, mis pärast? Sest kõik kingitused ripuvad puu otsas ja mitte keegi ei tule neile järele. Häid jõule, Tommi ja Annika. Sulle ka, Pipi. Häid jõule, isa Kuru-Nuruvuti saarel. Ja sina, ema? Mida? Kas ma olen õnnetu? Ei, päriselt siiski mitte. Mis sa arvad, mis Pipi teeb, kui ta meid näeb? Ma arvan, et ta on väga õnnelik. Kas ta oskab seda oodata?
kindlasti mitte, ma arvan, et ta üllatub päris korralikult. kas kõik lapsed on kohal? ei, mõned on alles teel. kui palju kingitusi ma sain, küsid sa? Umbes 50. jah, päris nii see just polnud. aga talle ma muret valmistada ei saa. Häid jõule! Häid jõule! Häid jõule! Häid jõule! Häid jõule! Siin on meie kingitus sulle. Häid jõule, armas Pipi! see on mulle. sulle, meie kõigi poolt. see on nii armas, suur aitäh teile kõigile, trompet, see on vahva kingitus. kuidas ma saaksin teid tänada? ole lihtsalt õnnelik, Pipi. Mängi, Pipi, mängi! Kelle mõte see trompet oli? Tommi ja Annika, küllap ta tahtis seda. Oskad sa seda mängida, Pipi? muidugi ma oskan. Teie kingitused on kõik suure limonaadipuu otsas. Te peate sinna neile ise järele ronima. Hurraa, lähme! Film on dubleeritud helistuudios Filmaudio OÜ Sonatiin tellimusel.